Kell on 9. Me sõime suppi, kala, kartuleid pekiga ja inglise salatit. Lapsed jõid inglise vett. Täna me sõime hästi. See tuleb sellest, et me elame Londoni lähistel ja meie perekonnanimi on Smith. Kartulid pekiga on väga maitsvad. Salati oli olnud samuti rääsunud. Nurga peal see vürtspuoli on tundvalt parema kvaliteediga kui vastas asuva vürtspuoli. See on isegi parem kui kalde peal see vürtspuoli. Kuigi ei saaks öelda, et nende lõhn oleks halb. Kuid siiski, nurga peal see vürtspoe õli on parema kvaliteediga. Seekord keetis Meri hästi kartuleid. Eelmisel korral ta ei keetud neid hästi, aga mina armastan ainult hästi keedetud kartuleid. Kala oli värske. Ma lausa noolisin kõik luud puhtaks. Ma võtsin kala 2 korda. Ei, 3 korda. See sunnib mind setis käima. Sina samuti sa võtsid kala 3 korda. Kuigi 3. korral sa võtsid vähem kui teise. Samas kui mina võtsin palju rohkem. Täna sain mina sinust rohkem. Kuidas siis nii? Tavaliselt oled sina see, kes sööb rohkem. Sinul on tavaliselt hea isu. Kuid supp oli võib-olla liialt soolane. Supis on rohkem soole kui sinus. Supis oli ka liialt porulaugu ja liiga vähe sibulat. Ma kahetsen, et ei soovitanud Meri lisada sinna veidikenegi peenestatud aliisi. Järgmisel korral lasen tal seda kindlasti teha. Meie väikeme sarvastab õhkunud juua. Ta maaniks ennast täis on sina. Ta sarneb väga sinuga. Nägid, kuidas ta lauast kudelit paktis, aga mina valasin tema klaasi karahvilist vett. Tal oli jäänu ja ta oli jõli. Helen sarneb minuga. Ta on tubli perenaine. Kokku hoidib meil klaarit. Ta ei armasta kunagi inglise jutt juua. Just nagu meie lapselaps, kes sööb ainult üli ja joob ainult piima. See tuleb sellest, et ta alles 2-aastane ja tema nimi on Pegi. Küdooniatest ja Türgijubadest tort oli lausa suurepärane. Desserdiks oleksin soovinud üks väikest piitsikest Austraalia burgundia veini, kuid ma ei saanud seda lauale sellepärast, et lapsi mitte liigse maistusega harjuta. Neid peab kasutama kasvuse ja mõõdukuse vaimus. Brady Parker tunneb rumeenlasest vürtspoodiku, keda kutsutakse Rocco Pesco-Rosenketiks. Ta on kuulus jogurtispetsialist, ta sai diplomi Adrianoopoli jogurtifabrikantide koolist. Homme ma lähen ja ostan tal terve potitäie Rumeenia rahvusjogurti. Siin Londoni lähistel saab sellist asju harva. Jogurt mõjub hästi maale, neerudele, apenditsiidile ja apoteoosi. Nii vähemalt ütles doktor Mackenzie King. Arst, kes ravib meie naabrite, terve Johnny lapsi. Tema heast, teda võib usaldada. Ta ei soovita kunagi ravimeid, mida pole enda peal katsetanud. Enne kui ta asus Parkerit opereerima, lastis ta omamaks opereerida, kuigi ta polnud sugugi haige. Aga miks siis doktor ellu jäi samal ajal kui Parkeri hinge heitis? Aga sellepärast, et doktori peal operatsioon õnnestus, Parkeri peal kaipardus. Järelikult Mackenzie ei ole suurepärane arst. Operatsioon oleks pidanud õnnestuma mõlemata või siis oleksid pidanud mõlemad surema. Miks siis? Kohuseturu arst peab alati surema koos patsiendiga, ta ei jää kunagi ellu patsient hukku. Läheb mere põhja koos kappi. Ei saa ju võrrelda patsientile ajaga. Miks mitte? Laevadel on samuti oma haigus. Muidu, sinu arst on sama terve kui laev. Seepärast ta peabki hukkuma koos haigega nagu arst ja tema laev. Nii. Ma ei ole selle peale mõelnud. Võib-olla tõesti. Mis sa sellega öelda tahaks? Kõik arstid on šarlatanid.
Ja kõik haiged samuti. Ainult merelaevandus on Inglismaa aus. Kuid mitte meremehed. Loomulikult mitte. Vaat ühest asjast ei saa ma aru. Miks ajalehtede perekondlike teadete rubriigis mainitakse alati surnud inimeste vanust ja mitte kunagi vastsündinute oma? Sul on see. Ma pole selle peale kunagi mõelnud. Kas sa näed? Siin on kirjas, et Bobby Watson on surnud. Vahesike, kuidas nii? No mille üle sa imeksid? Sa ju teadsid seda. Ta suri 2 aastat tagasi, tuleta meelde 1,5 aastat tagasi, ma olin tema matus. Loomulikult ma mäletan, see meeldis mulle kohe. Ma ei saa aru, miks sa ise olid nii üllatunud. Nähes seda ajalehes. See ei olnud ajalehes. Juba 3 aastat tagasi räägiti tema surnud. Lihtsalt tahtsad senusse loetuga. Kui kahju. Ta oli nii hästi säilinud. Ta oli Suurbritannia kõige kenam läinud. Ta nägi oma tegelikust vanusest palju noorem välja. Vaene Bobby. Ta suri 3 aastat tagasi ja oli ikka veel soov. Tõeline elav läinud. Ja kui lõpus ta oli... Vaene proua Bobby. Sa tahtsid öelda, vaene härra Bobby Watson. Ei, ma pidasin silmas tema naist. Teda kutsuti samuti Bobbiks. Bobby Watsonist. Kuna neil olid sarnased nimed, oli neid väga raske eristada, kui neid koos nähti. Alles pärast mehe surma võis õigupärast aru saada, kumb on kumb. Ometi, neid veel tänapäeval inimesed naiste ajal segi surma ja saadavad talle kaastunde avaldusi. Kas sa tundsid teda? Ma olen teda vaid 1 kord juhuslikult näinud. Bobby Matust. Ma ei ole teda kunagi juhtunud nägema. Kas ta on ka kena? Tal on korrapärased näojooned. Kuid ometigi ei saaks öelda, et ta on kena. Ta on liiga pikk ja väga jõud. Tema näojooned pole korrapärased, kuid siiski võib öelda, et ta on küllalt kena. Ta on väga lühikest kasvu ja ebatavaliselt kõht. Ta on lauluõpetaja. Millal nad mõlemad kavatsevad liikuda? Kõige hiljem tuleval kevadel. Siis peaks kahtlemata nende pulma minema. Ning peaks ka midagi kinkima. Ainult ei tee mida. Aga miks mitte kinkida 7 kõvepallikust? Mis me saime oma hulgapiigiks ja mida me pole kunagi kasutanud? Kui kahju on nii noorelt eseks jääda. Õnneks pole neil lapsi. See veel puuduks lapsed. Vaene naine, kus te meelega peale hakkas. Ta on ju veel nii noor. Ta võiks vabalt uuesti abistada. Leib sobib talle lausa hoivaliselt. Kuid kes hoolitseks nende laste eest? Sa tead väga hästi, et meil on poeg ja tütar. Kuidas nende nimed nüüd olidki? Bobby, nagu nende vanemad. Bobby on vana Bobby Watson. On jõukas ja armastab poissi. Ta võis väga hästi Bobby kasvatamise enese peale. Täiesti loomulik ju. Ja Bobby Watsoni nägi. Vana Bobby Watson võiks omakorda väga hästi enese peale võtta Bobby Watsoni tütre kasutamisel. Siis oleks Bobby Watsoni ema Bobby uuesti abielluda. Kas tal on ka kedagi silmapidi? Jaa, Bobby Watsoni onupoeg. Kes? Bobby Watson? No millist Bobby Watsonit sa silmas pead? Bobby Watsonit. Vana Bobby Watsoni poeg ja teise Bobby Watsoni onuna. Seda, kes surnud on. Ei, see pole see on teine. See Bobby Watson on tulnud Bobby Watsoni tähti. Vana Bobby Watsoni poeg. Sa mõtled kaubareis ja Bobby Watsonit? Kõik Bobby Watsonid on kaubareis. Missugune raske moment. Ometi sellega tehakse headeri. Jah, kui puudub konkurents. Aga millal siis puudub konkurents? Teisipärgiti, neljapäeviti, teisipärgiti. Aga mida teeb siis Bobby Watson nende päeval? Puhkab ta magab. Miks ta ei tööta siis nendel 3 päeval, kui puudub konkurents? Ma pole ju kõike teada. Ma pole võimeline vastama kõikidele su idiootide küsimustele. Sa kõneled nii sellepärast, et mind ainult alandada. Sa ju tead, et ei. Kõik see mehed oled ühesugused. Terve päeva laisklete, sigaret hambus, puuderdate ennast, põõpate kuuli. Kui ta just vahet pidamata joo. Aga mida sa ütles? Kui sa näeksid mehi tegemas sama, mida naised. Terve päev sigaret pahtimas, end puuderdamas, kuuli võõpamas, viskit rüüpamas. Mul oleks paha.
Kuid kui sa kõneled seda sellepärast, et mulle närvidele käia, siis nagu sa tead, ei armasta ma seda sorti nalju. Oh, mu kallis rildane, miks üritad sa tulla? Sa ju tead, et ma laulsin teda vaid naljaviirus. Milline naeruväärne arvanud vanapaar me oleme. Tule. Kustutame tule ja lähme tutvuma. Ma olen teenija! Ma veetsin täna meeldiva pärastlõuna. Ma käisin koos ühe mehega kinos ja me vaatasime filmi Naistes. Pärast me läksime viina ja piima jooma ja siis lugesime ajalehte. Vabandage, proua, kui mulle näib, kui ma ei eksi, et me oleme juba kusagil kohtunud. Ka mulle näib, et me oleme juba kusagil kohanud. Proua, kas me ole mitte juba Manchesteris kohtunud? Väga võimalik. Ma olen pärit Manchesterist. Issand, kui huvitav. Ka mina olen pärit Manchesterist, proua. Kui huvitav. Kui huvitav. Kui lubage, proua. Ma lahkusin umbes 5 nädalat tagasi Manchesterist. Issand, kui huvitav. Kui veider on meile kokku sattumus. Mina samuti lahkusin Manchesterist umbes 5 nädalat tagasi. Ma sõitsin hommikul 8:30 rongiga, mis saabus kell 3:45 Londoni, proua. Issand, kui huvitav, kui veider on meile kokku sattumus. Mina samuti. Ma sõitsin sama rongiga, härra. Võib-olla ma nägin teid siis rongis, proua. Väga võimalik. Ometi mulle ei meenu midagi seesugust kallis, härra. Ma sõitsin 2. klassi vagunis, proua. Inglismaal küll ei ole 2. klassi, aga ma sõitsin ikkagi 2. klassi vagunis, proua. Kui veider. Ja milline kokku sattumus. Mina samuti sõitsin 2. klassi vagunis, kallis härra. Kuid võib-olla me kohtusime siis 2. klassi vagunis, proua. Väga võimalik. Ja miks ka mitte? See on täiesti tõenäoline. Ometi mulle ei meenu mitte midagi sellist kallis härra. Minu koht oli 8. vagunis 6. kupees, proua. Issand, kui huvitav ja kui veider milline kokku sattumus.
aga võib-olla me kohtusime siis 6. kupees, proua. Väga võimalik, see on täiesti tõenäoline. Ometi mulle ei meenu midagi seesugust, kallis härra. Tõtt-öelda ka mulle ei meenu midagi sellist. Ometigi on väga võimalik, et me sel juhul seal just kohtusime. Ja kui hästi järele mõelda, siis mulle tundub see täiesti loogiline olevat. Loomulikult, mis ka mitte. Ometi mulle ei meenu midagi seesugust, kallis härra. Mul oli koht number 3, akna juures, proua. Issand, kui huvitav, kui veidel on milline kokkusattumus, minul oli koht number 6 akna all teie vastas, kallis härra. Kui veidel on missugune kokkusattumus. Järelikult me istusime ju vastakuti, proua. Täiesti võimalik. Ometi mulle ei meenu midagi seesugust, kallis härra. Tõtt-öelda ka mulle ei meenu midagi sellist, proua. Ometi on väga võimalik, et me seal ikkagi kohtusime. Täiesti võimalik. Kui mulle ei meenu midagi seesugust, kallis härra. Kas ei olnud see mitte teie, proua, kes palus oma kohvri võrku tõsta, mind seejärel tänas ja lubas mulle suitsetada? Loomulikult pidid see olema mina, kallis härra. Võib-olla me siis oleme tuttavad just sellest momendist alates, proua. Väga võimalik. Ja lõpude lõpuks miks ka mitte. Ometi mulle ei meenu midagi sellist, kallis härra. Mulle ka mitte. Sellest ajast peale, kui ma Londoni saabusin, elan mina Pruuvili tänamas. Issand, kui huvitav ja milline kokkusattumus. Mina samuti elan Pruuvili tänavas, kallis härra. Siis võib-olla me kohtusime Pruuvili tänavas, proua. Täiesti võimalik. Ometi mulle ei meenu midagi seesugust. Ma olen majas number 19, proua. Issand, kui huvitav, mina suudan majas number 19, kallis härra. Võib-olla me siis kohtusime majas number 19, kallis proua. Täiesti võimalik. Issand, kui veidel. Ometi mulle ei meenu midagi seesugust, kallis härra. Ma elan 4. korrusel, korter number 8, proua. Elan 4. korrusel, korteris number 8, kallis härra. Kui huvitav ja missugune veide kokkusattumus. Teate, mul on magamistoas üks voodi. Voodi on kaetud rohelise udusulgines tekiga. Minu tuba voodiga asuvad koridori lõpus, raamatukogu ja tualeti vahel, proua. Issand, kui huvitav, kui veide kokkusattumus. Minu magamistuba, kus on samuti voodi rohelise udusulgines tekiga, asub koridori lõpus tualeti ja raamatukogu vahel, kallis härra. Kui huvitav ja missugune kokkusattumus järelikult. Me elame need samas kohas ja magame samas voodis, proua. Kui huvitav. Võib-olla me seal siis olemegi kohtunud. Täiesti võimalik, et me seal oleme kohtunud, et me isegi möödunud ööl. Ometi mulle ei meenu midagi seesugust, kallis härra. Mul on väike tütar, minu väike tütar elab koos minuga, ta on 2-aastane, tema üks silm on valge ja teine punane. Tema nimi on Alice, ta on imearmas, kallis proua. Issand, kui huvitav, kui veidi milline kokkusattumus. Minul samuti ja minul on tütar, ta on 2-aastane, ta on väga unistanud. Üks silm on valge, teine silm on punane, nüüd on imearmas. Kallis härra. Võib-olla on see üks ja seesama laps, proua. Täiesti võimalik, tõepoolest. Järelikult ma usun, et me oleme kahtlemata juba kohtunud ja teie oletegi minu abikaasa, Elisabeth. Ma olen sul lõpuks ometi leidnud. Donald, sa oled sina, Donald! Nüüd on Donald ja Elisabeth niivõrd õnnelikud, et nad ei kuulegi mind. Niisiis, ma võin teile avaldada ühe saladuse. Donald ei olegi Donald ja Elisabeth ei olegi Elisabeth. Ma kohe tõestan. Laps, kellest kõneles Donald, ei ole Elisabethi tütar. See ei ole üks ja seesama laps. Donaldi tütrel on üks silm valge ja teine punane nagu Elisabethi tütrelgi. Kuid kui Donaldi lapsel on parem silm valge ja vasak silm punane, siis Elisabethi lapsel on parem silm punane ja vasak silm valge. Niisiis, kogu Donaldi argumenteeritud süsteem võrsib kokku. Põrgates vastu viimast takist
selle, mis meie vahel on olnud. Ja nüüd, kus me oleme teineteist taas kord leidnud, hoiame seda, mis meil on ja proovime seda mitte ära kaotada ning elame nii nagu varem. Jah, Taalin. Tere õhtust, kallid sõbrad. Vabandage, et lasksime end nii kaua oodata. Niipea kui kuulsime teie kavatsusest meile ette teatamata visiidiga rõõmu valmistada, pidasime vajalikuks osutada teile lugupidamist, mille väärilised te kahtlemata olete. Kiirustasime rõivaid, pidulikke rõivaid selga panema. Me polnud terve päev midagi söönud. Me ootasime teid 4 tundi. Miks te hilinesite? Oh, kindlasti. Me oleme kõik veidi külmetunud. Ameti pole ju küll. Pole ka tuletõmbusust. Oh, ei õnneks. Ei. Kas teil on mingi mure? Ei, ta läheb sitasti. Oh, härra, teie vanuses ei maksaks mõnda abistada. Süda võib seda reikima hakata igas vanuses. Tõsi ta on. Nii vähemalt räägitakse. Räägitakse ka vastupidist. Tõde on kusagil vahepeal. Täpselt nii. Teil, kes te niivõrd palju reisite, teil peaks olema midagi huvitavat meile rääkida. Kallis, ütle, mida sa täna nägid? Ai, maksa. Nagunii te ei usuks mind. Me ei kavatsunud kahelda teie aususes. Niimoodi te solvaksite meid. Kallis, sa solvaksid neid, kui sa nõnda mõtleksid. Oh, muideks, ma nägin täna tegi erakordset, lausa uskumatu. No ütle juba ruttet. Saab nalja. Lõpuks ometi. Muideks, täna minnes turule juurvilju ostma, mis lähevad aina kallimaks ja kallimaks. Mis see siia puutub? Kallis, pole vaja teda katkestada, see on inetu. Sa olid sina, kes teda esimesena katkestas. Oiga. Mida see härra tegi seal? Ma nägin tänaval kohvingu kõrval härrat viisakalt riides 50 ringis. Kes mida? Kes mida? Kallis, pole vaja teda kogu aeg katkestada, see on taktitu. Sina, kes seda esitab katkestas. See härra, te kohe mõtlete, et ma luiskan. Aga ta kummardus ühe põlvega vastu maad ja oli kummargil. Ja kummargil. Pole võimalik. Oli küll kummargil. Ma läksin lähemalt näha, mida ta seal teeb ja ta sidus kinni kinga paelu, mis olid lahti läinud. No tõesti ei näe. Kui ma ei kuuleks seda teie suust, ei usuks ma iialgi. Mis mitte? Tänaval ringi jalutades või mina veelgi erakordsades. No näiteks mina nägin täna ise metroos, kuidas üks härra istus pingil. Juhulaulitaja lehe! Missugune originaalitseja. Äkki on seesama härra? See küll. Kuule, helistatakse. Keegi istus seda. Ma lähen vaatama. Pole kedagi. Ma toon ühe teise näite. Siis kui Keegi annab kella. Keegi on vist ust taga. Ma lähen vaatama. Kedagi polnud. Sa ütlesid, et sa toodud teise näite. jaa. Uksekell! Uksekell. Enam ma küll ei taha. Jaa, kui
keegi peab seal ju ometi olema. Esimest korda ei olnud kedagi, teist korda samuti mitte, miks sa arvad, et nüüd peaks seal keegi olema? Sellepärast, et anti kella. See ei ole põhjus. Kuidas nii? Kui ukse taga on keegi, kes helistab, siis ma usun, et seal on kindlasti keegi, kes tahab, et ta uks avatakse. Mitte alati te joonest nüüd sama nägite. Tavaliselt küll. Mina ütlen, kui ma lähen kellelegi küll, ma annan kella sisse pääseda. Ma olen arvamusel, et kõik inimesed toimivad samuti ja iga kord, kui antakse kella, tähendab see seda, et keegi on ukse taga. Kuid see on ju ainult teoreetiliselt õige. Tegelikkuses käivad asjad sootuks teisiti. Sa ju ise just praegu seda nägid. Teie naisel on õigus. Teie naised, te kaitsete alati teine teist. Hästi, ma lähen vaatama. Siis sa ei saa öelda, et ma olen kangekaelne. Aga küll sa näed, seal ei ole mitte kedagi. Nägid nüüd, polnud kedagi. Mehed arvavad, et on alati õigus. Aga alati nad eksivad. Ukse kell! Kuulge, helistatakse. Kuulge, helistatakse. Seal peab ju keegi olema. Ära mind küll enam saada ostama. Sa nägid, et see on täiesti mõttetu. Eksperiment tõestas meile, et kui on kuulda ukse kelle, tähendab see, et seal pole kunagi mitte kedagi. Ma ei ole sellest nii kindel. Isegi vähem. Tavaliselt, kui antakse ukse kella, siis on ukse taga keegi. Jäta oma jonni, või samuti väga kangekaelne. Keegi peab ju olema. Täiesti võimalik. Ei! Jaa. Aga mina ütlen ei. Kui sa tahad vaatama minna, siis mine ise. Jah. Ja läheb. Tere õhtust, härrad. Tere õhtust, prouad. Schmidt näite kuidagi pahane olevat. Asi on nimelt selles, et minu naine on õige pisut solvunud, kuna tal ei olnud õigus. Härra tuletõrje kapten, proua ja härra Schmidti vahel oli väike alusa. See ei puutu teisse. Ma palusin sul mitte segada võõraid meie perekonnasisestesse tülidesse. Oo, kallis, see on ju nii tüdine asi. Pealegi on kapten meie vana majas. Juba tema ema tõi mulle külge ja tema isa tundsin ma ka suurepäraselt. Ta tahtis veel meie tütrega abielluda. Minuga muidugi, kui meil oleks tütar sündinud. Aga ta jõudis juba ennem ära surra. See ei olnud ei tema ega teie süü. Lõppude lõpuks, milles on siis asi? Minu mees väitis. Ei, hoopis sina olid see, kes väitis. Tema ja... Ei, see oli tema. Ärge narveerige. Proua Schmidt, rääkige mulle täpselt, kuidas asi oli. Tore. Mul on küll raske hakata teile oma südant puistama, kui tuletõrje on mulle sama, mis piisab. Ma kuulan teid. Me vaidlesime sellepärast, et tema, minu abikaasa ütles, et kui antakse kella, siis on alati keegi ukse taga. See on ju täiesti tõene. Aga mina ütlen, et iga kord, kui antakse ukse kella, tähendab see, et seal pole mitte kedagi. See näeb olevat nõustunud. Kuid see on ju kiitus leidnud. Ja sugugi mitte ainult teoreetiliste näidete varal, vaid faktiliselt. Ole tõsi. Sest tuletõrje oli ukse taga. Ta helistas, mina avasin ukse ja tema seisis ukse taga. Kuna? Just nüüd sama. Jaa. Kui ta alles neljanda helistamisel leidsime lihtsalt kellegi, neljandat korda ei saa arvesse võtta. Just nimelt, 3 esimest korda tulevad ainult arvesse. Härra kapten, lubage mul omakorda esitada teile mõned küsimused. Laske õpet tulla. Kui ma ukse avasin ja teid näin, olite see teie, kes helistas? Jaa, see oli mina. Te olite ukse taga, teie helistasite, et teile avatakse uks. Ma ei eitagi seda. Kas sa nägid? Mul oli õigus. Kui helistatakse, järelikult on keegi, kes helistab. Sa ei kavatse ju ometi väita, et kapten pole keegi. Loomulikult mitte. Ma kordan. Ma pean
ei, see ei olnud mina. Nägite? Helistati ja polnud kedagi. Võib-olla oli see keegi teine. Kas te olite kaugusel? Peaaegu 3 tundi. Ja te ei näinud kedagi? Mitte kedagi, võin seda teile raudselt kinnitada. Kas te kuulsite teistkordset kella helistamist? Jaa, kuid ka seekord polnud see mina ja üleüldse polnud mitte kedagi ukse taga. Ära kiirusta! Või mida te ukse taga tegite? Mitte midagi. Ei midagi erilist. Lihtsalt mõlgutasin igasuguseid mõtteid. Kuid 3. kord. Kas siis ei olnud see teie, kes see helistas? Jaa, see olin mina! No kui uks avati, polnud teid millegipärast näha. Aga sellepärast, et ma peitsin end ära. Niisama nalja iluks. Ärge naerge midagi. See on ikka väljas tõesti kuulda. Kuid lõppude lõpuks, meie ei tea ikka veel, kas siis, kui kella helistatakse, ukse taga on keegi või ei ole? Kunagi pole kedagi. Alati on keegi. Me leiame kohe ühise lahenduse. Teil mõlemal on õigus. Kui antakse kella, siis kord on keegi ukse taga, kord jälle kedagi. Mulle tundub see täiesti loogiline. Mulle täpselt samuti. Asi on sootuks lihtsalt. Suudagi teile teist. Me alles mõni minut tagasi suhtlesime. No, suudavad homme, ega see neil eest ära jookseb. Härra kapten, kuna te aitasite meil kõiges selgusele jõuda, siis palun tundke ennast vabalt, võtke kiiver peast ja istuge hetkeks. Ma väga vabandan, kuid ma hea meelega võtaksin kiivri peast, kuid istumiseks mul aega ei ole. Pean teile tunnistama, et ma olen nimelt siin teenistuskohustuste täitmisel. Kuidas saame teile kasulikus olla, härra kapten? Vabandage minu ebadiskreetsust, kuid kas ma võin nende juures olla? Oi, ärge laske häirida. Me oleme juba ammused sõbrad, nad jutustavad teile kõigeks. Rääkige ka julgesti. Tore! Ega teil juhuslikult midagi ei põle? Miks te seda küsite? Vabandage, kuid mul on antud korraldus kõik tulekahjud linnas ära kustutada. Kõik? Jah, kõik. Ma ei tea. Ei tahaks seda kustuda. Kui te soovite, võin vaatama minna. Siin küll ei tohiks midagi olla. Igatahes kõrbe haisu ei ole tunda. Ah, et ei midagi. Kas teil pole siis mitte midagi põlevat kööningus või keldris või ükskõik mida, millest võiks algusse saada tuletahju? Vabandage, tahaks teid midagi kurvastada, kuid mulle küll tundub, et meie juures ei ole momendil mitte midagi märgata. Aga tõotan teile, et teatan kohe, kui midagi peaks leiduma. Tehke seda. Teeksite mulle tänuväärse tee. Oleme rääkinud. Aga teil juhuslikult midagi põle? Kahjuks mitte. Sellisel juhul on teil siis asjad praegu päris halvad. No kohe väga. Kohe mitte midagi ei ole. Paar pisinokitsemist, mõni kamin, küün. No ei midagi erilist, mis tooks sisse. Ja kuna tulu ei ole, siis me ei saa ka preemiale. Kõik on korrastanud. See on igal pool ühtemoodi. Sel aastal on kaubanduse ja põllumajandusega nagu tulegi. Mitte ei taha edasi minna. Kui pole vilja, pole ka tuld. Samuti pole ka üleujutus. Kuid on suhkrut. Sellepärast, et seda tellitakse välismaal. Tulekahjudega on asi sootuks keerulisem. Liialt kõrgem. Ei no juhtub ikka neid ka. 2-3 gaasimürgitust nädalas. Näiteks möödunud nädalal suri üks naisterahvas gaasimürgituse kätte. Ta oli gaasikraani lahti. Kas ta unustas selle kinni? Ei, ta ajas selle fööniga segamini.
sellised segiajandused on alati ohtlikud. aga kas see tikukompani juures käisite? No seal pole midagi teha, ta on tulekahjude vastu kindlustatud. Ma soovitan teile ikka Wakefieldi. Ma ei tohi kustutada tuld preestrite juures. Piiskopidel tahaks panna ja pealegi kustutavad nad oma tulekahjud ise. Lasevad seda teha Vestaalil. proovime nüüd Uraani koos. Ma ei tohi, ta pole inglane. Ta sai alles hiljaaegu kodakondsuse. Sissesõitjatel on õigus omada maju, kuid neil ei ole õigus neil seda kustutada. kuid ometi möödunud aastal, kui seal tulevaga puhkes, kustutati see ometi ära. Nad tegid seda salaja. Mina ei lähe nende peale kaebama. No mina ka mitte. Härra Kahter, kuna teil ei ole kiiret, siis jääge nüüd natukuseks. Tehke meile seda rõõmu. Tahate. Ma räägin teile anekdoot. Loomulikult olete nii armas. Ja mis veelgi huvitavam, tuletõrjujate lood on kõik tõepärased ja tõsi elus võetud. Ma räägin teile ainult seda, mida ma olen ise kogenud. Tõsi, ainult tõsi, ei mingit raamatutarkust. Täpselt nii, tõde ei asu mitte raamatutes, vaid elus. Alustage. Alustage! Alusta. Vabandage, ärge vaadake niimoodi. Te häirite mind ja te teate, kui häbelik olen. Nii armas. Ma püüan alustada, kuid lubage, et te ei kuula mind. Kui me ei kuula, siis me ikka ei kuule teid. Poleks siis selle peale tulnudki. Ütlesid, on alles see poisi hakkas. Tore! Koer ja härr, eksperimentaalvalm. Kord, küsis härr koer. Miks sa pole oma lonti alla neelanud? Vabandust, vastas koer. Ma arvasin, et ma olen elevant. Ja milline on loo moraal? No selle peate nüüd küll ise leidma. tal on õigus. Noor vasikas. Kord sai noor vasikas liiga palju klaasi kinni ja ta oli sunnitud sünnitama. Ta sünnitas lehm, aga kuna noor vasikas oli poiss, ei saanud lehm talle ema öelda. Ta ei saanud talle isa öelda, sest vasikas oli liiga väike. Seega oli vasikas sunnitud abielluma ühe isikuga ja linnavalitsus lähtudes vastavast olukorrast, võttes tarvitusele kõik abinõud, mida dikteeris mood. Prantsuse koos! Nagu prantsuse juuste. Te siis teate seda anekdooti? Sellest kirjutasid kõik ajalehed. See juhtus siinsamas lähedal. Ma ütlesin teile veel anekdoodi. Kukk! Kord tahtis kukk olla koer. Kuid tal ei vedanud, ta tunti kohe ära! Seastu koera, kes tahtis olla kukk. Ma jutustan teile omakorda ühe anekdoodi. Madu ja rebane. Kord lähenes madu rebasele ja ütles, mulle näib, et ma tunnen teid. Rebane vastas talle, mulle samuti. Siis andke mulle raha, ütles madu. Rebane ei anna kunagi raha, ütles kaval loo, kes selleks, et põgeneda, hüppas sügavasse orgu, mis oli täis maasikataimi ja kanamettu. Kuid madu ootas teda juba seal, naerdes oma mepistoliku naer. Rebane tõmbas noa välja ja kisendas. Ma veel õpetan sulle, kuidas elada. Seejärel pööranud selja, ta põgenes. Kui tal ei vedanud, madu oli temast kärm. Hästi sihitud rusikahoobiga virutas madu rebasele pähe, mis purunes 1000 killuks ja karjus ei, 4 korda ei, ma ei ole sinu tütar. Kui huvitav. Pole. Polnudki suurem asi anekdoot, pealegi ma teadsin. Kuid see praegu ometi tõsi. On küll kahjuks. Nüüd on teie kord
Ma tean ainult ühte anekdooti. Kohe jutustan. Selle pealkirjaks on Puuki. Minu abikaasa on alati olnud romantiline. Nagu tõeline inglanna kunagi. Kuulake siis. Kord kinkis peilmees tüdrukule lilleliidu. Tüdruk ütles, tänan. Aga enne veel, kui pruut jõudis öelda tänan, võttis peig pruudile kingitud lilled sõnagi lausemata tagasi. Ja selleks, et anda pruudile head õppetundi, ta lisas. Ma võtan lilled tagasi. Head aega. Ja ta võttis lilled ja jooksis minema. Oi, Aine! Härra Smitta. Teil on lausa kadestamisväärne abikaasa. Tõsi ta on. Minu naine on lausa intelligentsus ise. Ta on isegi intelligentsem kui mina. Igatahes on ta palju naisega, kes seda ei teaks. Härra Master, võib-olla räägite meile ühe anekdoodi? Ma ei tea, on juba liiga hilja. Üdlustage ikka. Ma olen liialt väsinud. Tehke meile seda rõõm. Ma palun teid. Ei, Teil on kallik süda. Me oleme nagu tulised. Süte! Anun teid! Olgu! Issand on nõud! Kavatsen meid jälle tüütama hakata. Lihtsalt oleks vaja. Eks see teie ole. No! Minu õemehe isapoolsel onupojal, kelle emapoolsel onul oli äi ja kelle isapoolne vanaisa abiellus teist korda pärismaalannega, kelle vend kohanud ühel reisil üht tütarlast, kellest seda armus, kellega tal oli poeg, kes abiellus tubli naisfarmatseudiga, kes polnud keegi muu kui Briti merelaevastiku tundmatu noorem allohvitseri õetütar, kuid kelle isal oli hispaania keelt valdav tädi, kes oli võib-olla noorem surnud inseneri lapselaps, kes omakorda oli ühe viinamarja istamise lapselaps, kellest on kestvast õilust, kuid kelle venna pojapoeg, tõeline koduvana, elukutset adjuter, kelle poeg abiellus teist korda noore, lahutatud, kauni daamiga, kelle esimene mees oli tõelise patrioodi poeg, patrioodi, kes kasvatas ühe oma tütardest aferistiks, kes abiellus jarimehega, kes tundis Rothschildi ja kelle vend, pidanud mitut ametit, abiellus ja tal oli tütar, kelle jõuetu vaarisa kandis prille, mida ta oli saanud oma noor, kellegi portaalsest õemehed, möldri sohipojad, kes polnud eriti vaene, kuid kelle piimavend oli naistud plika, kelle isa oli külatõutel, kellel oli piimavend, kelle isa oli piimamees, kes oli omakorda ühe teise külatõutel sohipoeg ja kelle naine abiellus 3 korda järgemööda. Ma vist teadsin seda kolmandat naist, kui ma ei eksi, ta sõi erilase pesast kala ja... See polnud see! Ma ütlesin, kelle kolmas naine oli piirkonna parima ämmaemaga tütar, kes abiellus ja jäi noorelt leseks. Nagu minu abikaasagi. Abiellus elu rõõmu täis klaasiaga, kes tegi vaksel üle oma tütrele lapse, kuid kes oskas leida tee elus. Nagu ette ennustatud. Ja abiellus juurpidja müüjaga, kelle isal oli vend, väikelinna meel, kes abiellus blondi õpetajannaga, kelle onupoeg, talakitseja. Abiellus samuti blondi õpetajanna, ühe Marii nimelisega, kelle vend abiellus samuti Mariiga, ühe teise blondi õpetajannaga. Kuna ta oli blond, siis ta nimi ei saanudki olla muud kui Marii. Kelle isa kasvas üles Kanadas ühe vana naise juures, kelle onu oli küree ja kelle vanaema jäi talvel kohusse. no nagu seda meie kõigil võib juhtuda. Kentsakas lugu. Peaaegu uskumatu. Kui ollakse nõus, tuleb midagi teha ette siduda. See on kasutu ettevaatus, kuid absoluutselt vajalik. härra kapten, mina ei saanud teie valetamist eriti hästi aru. Sellest hetkest, kui teie loos ilmus Küree, sai
hea, kas ma tohin? Pealegi ma olen teenistuskohustuste täitmisel. Kõik sõltub kellaajas. Kui meie elame ju väljaspool aega. Aga teil on seinane. Ta käib halvasti. Ta näitab alati tegelikule vastupidist aega. Proua, härra! Mida te soovite? Mida te siin teete? Vabandage ja teie prouad ja härrad samuti. Ma tahaksin teile samuti anekdoodi jutustada. Mida me räägime? Mulle tundub, et meie sõprade teenijana hulluks jääb. Ta tahab meile samuti anekdoodi jutustada. Kelleks te tead? Kuhu te oma nina topite? See oleks tõesti kohatu meel. Kas tõesti tema pole võimalik? Ja teie? Ei ole võimalik teie siin. Tähendab kõik see lugu. Kas te olete sõbrad? Millised veel? Missugune õnn teid jälle näha? See on juba liig siin meie juures Londoni lähistel. See pole ju sünnis. Tema kustutas minu esimesed tuled. Olen tema väike veejuga. Kui see on tõesti nii, kallid sõbrad, sellisel juhul on need tunded ju seletatavad inimlikud ja austust väärne. Kõik inimlik on austusväärne. Milleks see teil arvamus? Kuid mulle siiski ei meeldi teda näha siin meie hulgas. Tal pole vajalikku kasvatust. Andke andeks, aga mitte, et see minusse puutuks, aga teenija jääb ikkagi alati eelkõige teenijaks. Isegi kui ta on mõnikord ka küllaltki väärt detektiiv. Kas me tahate? Ärge tehke välja, nad ei olegi nii halvad inimesed. Te olete mõlemad nii liigutavad, Jaa, see on kenasti öeldud. kuid ka veidi liiga silma torkavad. Vabandage, kuid ma pean täpsustama oma mõtted. Nimelt on olemas Briti tagasihoidlikkus, mis on välismaalastele, isegi spetsialistidele mõnikord täiesti arusaamatu. Kui nii võiks väita. Aga lõpuks ma ei näe seda teile. Ma tahaksin teile jutustada ühe. Ärge jutustage midagi. Lubage siiski. Minge palun kööki ja jutustage seal peegli ees oma luulet. Kuulge, kuigi mina ei ole teenijanna, jutustan ka mina luuletusi peegli ees. Täna hommikul, kui sa ennast peeglist vaatasid, sa ei näinudki seda ennast. Sellepärast, et ma ei olnud veel seal. Võib-olla ma võiksin teile siiski ühe lühikese luuletuse ette kanda. Meri, te olete nii kohutavalt kange kael. Niisiis, ma esitan teile ühe lühikese luuletuse. Oleme kokku leppinud. Selle luuletuse pealkiri on Tuli ja ta on pühendatud kaptenile. Tuli. Pulikandrid säravad metsas. Kivi võttis tuld. Loss võttis tuld. Mets võttis tuld. Inimesed võtsid tuld. Naised võtsid tuld. Linnud võtsid tuld. Kalad võtsid tuld. Vesi võttis tuld. Taevas võttis tuld. Tuhk võttis tuld. Suits võttis tuld. Tuli võttis tuld. Kõik võtsid tuld. Võtsid tuld. Nendes värssides oli siiski ka mingi soov. Minu meelest oli need suurepärased. Siis Te liialdate. Noh, see kõik on küll subjektiivne, kui see ongi tõsi, see on minu unistus, minu ideaal. Mis tuletab mulle meelde, et olemata, et te elate väljaspool aega, on täpselt 3 tunni ja 16 minuti pärast linna teises otsast tulega. Ma pean kiirustama. ja mis see on? Väike kamine tuli. Isegi mitte seda. Maa kõrgetased ja peeru tuli. Kahju. Te lunastate meid oma lahkumisega. Te olite väga lõbus. tänu teile veetsime tõeliselt kartesiaanlikku veerandtunni. Jaa. Muide, kuidas on lood Kiilast päris lauljatega?
ja taega häälata, proua. Võin kaasa ja hea suud. Samad sõnad ka teid. Ma minust olin arvas, kui teie ei saa osta vanaisa Iirimaad. Käiakse jalgadega. Kuid elektrist ja süntest saab sooja. See, kes täna müüb härja, saab homme muna. Elus tuleb piiluda läbi aukna. Igaühel on oma saatus. Alati peab kõigele mõtlema. Lagi on kõrgel ja põrand on madalal. Kui ma ütlen jaa, siis on see üks rääkimise viisidest. Võib istuda toolile, kui tooli ei ole. Võtke ring, puudutage seda ja ta muutub nõiaringiks. Õpetaja õpetab lapsi lugema. Kassi mõtleb poegi, kui nad on veel väikesed. Samal ajal, kui lehm annab meile oma sabad. Kui ma elan maa, armastan ma üksindust ja vaikust. Te ei ole veel selleks küllalt vana. Millised on 7 nädala päeva? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Everybody should mark his sister Nancy's and Ike's and his brother William's shop assistant. Naljakas perekond. Mõis on hindu võllunud sokkidele kärus. Aiamaja pole vaja. Aia teeme ümber maja. Inglise maja ongi aiamaja. Mina ei oska veel nii hästi hispaania keelt, et ennast arusaadavalt väljendada. Ma annan sulle oma ämma toasesi, kui sa mulle homme kirstu. Minu onu elab maal, see ei puutu ämma emandasse. Paber on kirjutamiseks, rott on kassi jaoks ja juust on küünistamiseks. Ärge olge kalkunud. Pigem suudage konspiraatorid. Charity begins at home. Mina ootan, et akvedukt tuleks mind minu veskisse vaatama. Võib julgelt väita, et sotsiaalne progress suhkruga on palju parem. Maha! Võiks! Võimatu on musta saapa viksiga pille täitma hõõrus. Jaa, kuid raha eest saab kõiki, mida sa tahad. Pigem tapan küüniku, kui laulan aias. Pabul uber ja härjale. Papa, las mul ammel kiristada. Kaiman! Lähme annama tüssusele vastu kõrvu. Annan elama kaarnasse oma kakaopuude sandu. Kakaosulade kakaopuud annavad kakaopähklemisel on kakaosulade kakaopuud annavad kakaopähklemisel on kakaosulade kakaopuud annavad kakaopähklemisel on Papi avab kapi, papi ostab papi, papi lubab papi. Ma saan. ise ega saab, aga A-C-I-O-U, A-C-I-O-U.